tere tulemast Tiina Pelli käsitöö kanalile ja ma alustan oma uue tikandiga. Ja selleks on selline padikass. Ma pean ütlema, et ma tahtsin seda osta juba päris ammu. Ei suutnud valida, sellepärast selles seerias on kassid, on koerad, on pandad, on koogid, tarekesed, mida iganes. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma tegelen idamaise tantsuga, siis selline idamaine kass, mulle tundub nagu tuleks mingit hennatikand. Nüüd ma vaatan, et pigem nagu midagi indiaanlaste moodi äkki. Igal juhul mulle see kass meeldib. Mis meil on siin? Siin on mulle kirjutatud, et suurus on 34,5 x 46,5 sentimeetrit, 16 värvi, disaineri nimi. Kus ta lahti käib? Siin on see, millest ma rääkisin, et siin on öökull, orav, ma olen näinud. Ma ei ole näinud, et keegi seda oleks tikkinud, kährikuid. Teised padjad on nagu padjad, aga need on siis sellised loomakujulised. Uued disainid, mida siin pildi peal ei ole, on isegi veel ilusamad. Et need värvi üleminekud on ilusamad ja disainid on ka vahvamad. Reklaam või info, kuidas võtta. Nüüd, mis ma siit näen? Siin on... Mis see on? See on mingi reklaam. Canva. Ja seda ma tean juba pildi järgi, et Canva on selline, et ristid tulevad suured. Ma arvan, et see on 11 suurus. Aga seda pärast näeme. Ja siin on kaasas nõel. Suur nõel. Mõnus. Tömbi otsaga mulle meeldib. Siin on mulinelõngad. Nad on praegu nii ilusti niimoodi. Pruunid toonid, mida raatsi neid üldse siit välja võtta, nad on nii ilusti siin praegu. Ja ma vaatan, siin on skeem, vaatan, mis veel kirjutatud on, firma Gamma. Muline on firmalt Gamma. Ma tean seda, et paljud on väga rahulolematud sellega. Mina ei hakka mitte midagi enam arvama, kui ma olen tikkinud nendega. Samamoodi ollakse rahulolematud Gamma firma kanvaadega. Mina vaatan praegu ja ma ei saa mitte midagi öelda, ei halva, ei head. Olen sunnitud selle siit ikkagi välja võtma. Muline lõngad on lühikesed. Mina eelistaksin palju pikemat. Sellepärast mulle meeldib tikkida niimoodi, et ma alustan. Panen siis muline lõnga 2 korra ja siis sealt aasast läbi alustan ilma sõlmeta. Siin on niikuinii sellised suured rissid, siis seda lühikest muline lõnga jagub väga väheks ajaks. Ja siin on siis, kuidas tikkida. Siin on siis igasugused moodused tikkimiseks, ristpiste ja siin on ka hõlmestikand, 3/4 ja metallniidiga tikkimine. Neid kõike siin ei ole, aga lihtsalt see infoleht on neil tõenäoliselt samasugune. Skeem on, ma kogu skeem, ta ei mahugi siia, ta on nii suurel paberil. Ma ei tea, mis see on A1 või? Nad on suur. Skeem mulle meeldib selles mõttes, et mulle meeldivad skeemid, mis ei ole läikival paberil, värviliste sümbolitega skeemid, niimoodi. Need mulle meeldivad. Ja mulle sobib see, et ta on ühe lehe peal, sellepärast, et ma praegu tikin sellist tööd, mis mul on lehtede ülemineku kohti ja mul jube tüütu tikkida, mulle ei meeldi. Ma vaatan, kui palju siin pisteid on, siis 200 ja teistpidi on 150. See on päris mahukas töö. Ma mõtlesin, et see saab olema selline vahepala nagu suurtele tikkimistöödele, mis ma kodus teen, aga tundub, et see ei ole midagi niisama lihtne. Ma panen selle kokku praegu ja esimene töö, mis ma hakkan tegema, on see, et ma ääristan kanga ära. Kui nüüd katsun seda, see on üldse kangas. Mul siuke tunne, et on plasmas kiududest pandud kokku. Väga kummaline. Ja ma igaks juhuks lasen siksakiga üle ära. Ja siis hakkame vaatama, mis me edasi sellega teeme. Ja vaatamata sellele, et tegemist on ülilihtsa tikandiga, on mul igavesed jamad sellega olnud. Et esimene asi, mis oli see, et ma võtsin Canva välja ja kuna seal on sellised hästi tugevad murdejooned sees, ma mõtlesin, et ma triigin ta ära. Ma olen harjunud, ma teen kõikide tikanditega nii. Ja triikraud oli mul nii keskmise kuumuse peal ja nii kui ta puudutas Canvad, nii ta sinna triikraua külge rõõmsalt sulas. Õnneks ma reageerisin hästi kiiresti ja ei triikraud ega Canva eriti kahjustada ei saanud. Ma ei oska ütelda, mis materjal see on, mul ei ole mitte kunagi varem midagi sellist ette tulnud. Järgmine asi oli see, et kui ma pritsisin seda Canvad natukene niiskust saada triikimise jaoks, siis Canva peal ma nägin kohe, et on selline väike must täpikene. Ja kui see täpike sai seda vett peale, siis see täpike hakkas laiali valguma. Mulle tundus, et kas ta on mingi õline varras on sealt läbi olnud või on nagu see
harilikku pliiatsisega grafiidis süsi seal või ma ei oska ütelda, mis see on. Aga selge oli see minu jaoks, et ma pean ta ära pesema, sellepärast et siin on heledad laigud tikandis ja ma tean seda, et selline asi jääb kindlasti süsimust plekk ja jääb sealt alt välja paistma. No lähen mina siis vannituppa pesema teda, loomulikult tavalise veega ta ära ei tulnud, pigem läks rohkem laiali ja võtsin mina pesupulbri, hõõrusin teda mõlemalt poolt, pesin või laiguke läks tagasi täpikeseks, täiesti ära ta ei läinud, aga mis selle tulemus oli see, et see koht, kus ma nagu teda pesin, seal ei ole enam see kanvaa mitte selline kollakas, vaid on valge, et see värv tuli pealt maha. See iseenesest ei ole hull, sellepärast et see on täis tikand ja see valge laikselt välja ei jää. Mis ma tegin veel, et ma võtsin selle skeemi ja lõikasin skeemi küljest lahti võtme, et ta oleks mul eraldi, sest see skeem on päris suur ja ma olin ta kokku tikkimiseks ja ma arvan seda, et kui mul on töö valmis, siis ega selle skeemist mul suurt midagi järgi ei jää, sellepärast et ta mul pidevalt töös. Näitan nüüd mulineesid ja minu järjekordne probleem. Pappalus nüüd, mille peal need mulineelõngad on. Mina olen siis harjunud niimoodi, et võtan siit ühe mulineelõnga ja tõmban selle välja. Aga see pappalus on väga kehvast materjalist. Ma ei ole eriti ju tikkinud, eks ole. Ja mul on juba on ta katki päris mitmes kohast. Ühe mulineelõnga võtad ja ta lihtsalt rebeneb, et ma pean mõtlema, kuhu ma nüüd need oma lõngad ümber paigutan. Nüüd järgmine probleem minu jaoks tekkis see, et kui vaadata seda tööd, siis see aluskanvaa paistab välja. Sellepärast, et seda tikitakse 3-kordse mulineelõngaga ja eriti tumedad ristid ei kata seda number 11 aidat ära. Ei ole aida, kammakanvaa on see. Siis ma vaatasin YouTube'i videosid, selle seeria järgmised padjad, kass ja kilpkonna oli esimesed, aga järgmised padjad. Täpselt sama mulineelõngad, täpselt sama kanvaa. Kõik on sama, tikitakse 4-kordse mulineelõngaga ja nad on tõsiselt väga ilusad, sellepärast ei teki selliseid läbikumamisi sealt mustri vahelt. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma peaksin ka 4-kordsega tikkima. Et YouTube'is ma leidsin 2 videot, üks tikand oli tehtud 3-kordsega ja üks oli 4-kordsega. Ja ta tegi selle vahetuse, ta oli lihtsam, ta elab Venemaal ja Venemaal müüakse kammamulineesid. Meil siin kammamulineesid ei müüda. Ja siis ma mõtlesin, et ma ostan mingi muude firmade mulineesid siia kõrvale ja teen blendid nii-öelda. Seda võtan 3 mulineelõnga siit ja 4. võtan siis sellest, mis ma juurde nüüd ostan. Ja kõik on, ma arvan, näinud, internetis on need suured tabelid, need vastavustabelid, et kui mul on kamma, et mis ankor ja mis dimension, nad üksteisele vastavad, siis reaalsus on see, tabel on tore asi, aga see on tabel. Mina võtsin mulineelõngad kaasa ja läksin poodi, kus müüakse dimensionsi mulineelõngu, seal on absoluutselt kõik värvid olemas ja hakkasin kõrvutama. Ma ei leidnud mitte ühtegi mulineelõnga, mis vastaks nendele värvidele. Nad on ikka täiesti, ma ei räägi sellest, et nad on veerand tooni erinevad või nad on lihtsalt teist värvi kohe. Ja vaatamata sellele, et tabeli järgi nagu nad vastavad. Ainuke need ma leidsin, mis nagu enam-vähem sobib, on selline ja see minu meelest sobib selle 5. värviga. Ja kui ma siia kõrvuti panen, siis on ikkagi näha, et ta on pooltooni tumedam, aga teised värvid, need olid täitsa teisest ooperist. Ma ei tea, kuidas neid vahetusi tehakse, sellepärast selge on see, et igal firmal on oma toodang ja värvide arv ei ole lõputu. Ma ei leidnud sealt midagi ühesõnaga. Ma läksin minna teise poodi ja leidsin mingisugused hästi odavad Hiina mulineed ja sealt ma leidsin sellise tumepruuni, mis minu meelest enam-vähem sobib siia. Ta on natukene küll punakam ja siis leidsin sellise lõnga. Ja ma mõtlesin, et paneks lisaks siia 3. juurde. Ta on tunduvalt punasem ja mõnes valguses mulle tundub, et ta on tumedam. Ja leidsin veel ühe sellise, mida ma kasutaks siia, aga see on jällegi nagu näete, et ta on tunduvalt heledam, aga vaatamata sellele on ta palju lähedasem toon kui see, mis tabeli järgi annab Team C. Ta on nagu rohe. Minu ainuke lootus veel on firma Ankor. Äkki ma firmast Ankor leian paremaid vastavusi sellepärast, et mul on vaja kindlasti number 1 saada. Mingisugune toon nendele lõngadele, mida vähem kasutatakse, ma ei hakka otsima. Selline lugu nüüd on siis. See tähendab seda, et kuna Ankor mulineesid müüakse ainult suurtes linnades, ei saa ma jätkata oma tööd enne, kui ma olen seal ära käinud. Ja annan siis teada, kuidas mul tikkimine edeneb, sellepärast, et tikad ise on ülilihtne. Üks asi veel. Ette on nähtud siis selline üleminek.
nagu rida-realt, eks ole, nii nagu need sakid tekivad siia ristide juurde, siis mina otsustasin nii, et kuna siia tuleb õmblus ja ma ei taha, et need valged nurgad siit jääksid välja paistma, ei ole mul raske ju tikkida siia äärtesse 3/4 pisteid. näete, siin on tavaline ja siit ma hakkasin 3/4 tegema ja tuleb selline hästi ühtlane ilus äär. Sellest 3/4 pistetest ma tõenäoliselt teen ühe video teile. Aga seniks minu kast läheb ootama paremaid aegu ja ma loodan, et teie tikandites selliseid probleeme ei teki. Nägemiseni!